Tere õhtust kõik head televaatajad. Tõepoolest need kauaoodatud hetked on nüüd kätte jõudnud, kui me saame alustada otseülekannet siit Tallinnast, Rahvusooperi majast, Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidulikult kontserdilt ja president Toomas Hendrik Ilvese ja proua Evelin Ilvese vastuvõtult, mis sellele järgneb. Minu meelest on väga tore, et sel aastal kuidagi on sattunud see vabariigi aastapäev niimoodi pühapäeva peale, mis siis tegelikult ju tähendab seda, et me oleme saanud väga rahulikult ja hõlpsalt osa võtta kõikidest vabariigi aastapäevale pühendatud sündmustest ja nagu igal aastal need sündmused siis kulmineeruvad ikka Rahvusooperi majas, nii et erinevus ei ole ka sellel aastal, me oleme taas siin. Ilm on meid kenasti toetanud, on olnud täiesti priima, päike on paistnud ja külalisi on täna õhtul siia majja ilm on meid kenasti toetanud, on olnud täiesti priima, päike on paistnud ja külalisi on täna õhtul siia majja kutsutud rohkem kui 1100. Iial enne pole siin majas nii palju külalisi aastapäeva vastuvõtul olnud. Nende hulgas on, nagu ikka, inimesi kaugelt ja lähedalt, riigitegelasi, diplomaate, majandus- ja kultuuriinimesi, aga ka lihtsalt inimesi meie eneste ümber, neid, kelle igapäevaseid toimetamisi me võib-olla ei märkagi, aga kes Estonia Rahvusooperi juurde. Õhtu ülesehitus on tegelikult ju ka aastate jooksul, ta läheb nagu sellist sisse tallatud rada pidi. Me ootame presidenti siia majja, pärast mida siis laulame kõik koos hümni ja sellele siis järgneb juba presidendi aasta kõige tähtsam kõne, mida sel aastal tõenäoliselt ka eriliselt suure ärevusega oodatakse. Kuna kui me mõtleme tagasi sellele 95. aastale, siis ega ta ju selline kerge ei ole olnud. See aasta on olnud täis mitmesuguseid käänulisi sündmusi, on olnud poliitilisi skandaale, on olnud sellist võib-olla halvast ütlemist üksteisele. Kas president sellele kõigele tähelepanu sel aastal pöörab? See kõik selgubki nende lähemate hetkede jooksul, aga loomulikult me ei saa takerduda ainult minevikku ja ainult tänasesse päeva. Loodetavasti president seab siis ka ikkagi sihte tulevikuks, et me samamoodi julgelt saaksime vastu minna Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Ja president, nagu me näeme, ongi jõudnud Estonia ette. Presidendi kõnele järgneb kontsert nagu ikka ja kontsert on sellele väärikale Estonia majale igati sobiv. Me kuuleme täna õhtul ainult Eesti muusikat. Kavas on Tamberg, Tubin, Torm, Tüür ja Pärt. Ja selles samas majas, mis muide sellel aastal tähistab oma 100. sünnipäeva, on seega isegi vanem kui Eesti Vabariik, on ju kodu ka meie oma orkestril, Eesti Riiklikul Sümfooniaorkestril ja täna õhtul dirigeerib orkestrit Anu Tali. Aga kontserdi lavastus on mehelt, kelle aated ja sihid on olnud Eesti rahvale. Sünnane kontsert on lavastatud Elmo Lügase poolt. Mida sellele kontserdile saate sõnaks võiks kaasa öelda? Ega me väga hästi seda välja ei mõelnudki, et võib-olla võikski lihtsalt öelda ühte, et jälgige seda, mis toimub laval, kuulake ilusat muusikat ja selline võib-olla pisikene võti, mis sellele kontserdile võiks olla, on need vahvad lumememmed, mis siis samuti telepildist te nägite kõiki saabujaid Estonia ees tervitasid, sellised kelmikad, aga rohkem ometi ei ütle. Jah, ja eks me proovime pärast oma külalistega natukene seda kontsertiga võib-olla lahti harutada ja teile mõistetavamaks muuta, nii et plaanis on meil igal juhul oma külalistega rääkida nii presidendi kõnest kui ka sellest kontserdist, mis õige pea algab. Ja kindlasti te näete kõiki neid 1100 inimest, kes siia Estoniasse on kohale jõudnud, mitte keegi ei jää näitamata, see on meie kindel nõu ja plaan täna õhtul ja püüame teha nende inimestega, kes siin on kohal ka intervjuusid, et teile vahendada selliseid vahetuid mõtteid ja meeleolusid. Mis mõtteid siis tekitab see Eesti Vabariik, meie üks ja ainus siin 95. aastapäeval? Inimesed, kes täna õhtul siia Estoniasse tulevad, on tegelikult laiali pillutatud mööda maja kõige paremas mõttes. Osa neist istuvad siin meie selja taga sinises saalis, neid on talveaias, neid on koridorides ja loomulikult on neid ka siis teatris. Nad saavad maitsta täna õhtul suupisteid, mis on tehtud Eesti parimate kokkade poolt. Suupisteid on rohkem kui 4 parimate kokkade poolt. Suupisteid on rohkem kui 14 000, aga kokkad on ses mõttes toredasti valitud, et sugugi ei ole see. Näiteks on oma hõrgutised toonud siia
ööbiku gurmeetalu kokad, kondiitrid ja isegi Kehtnali inimesed, nii et seinast seina on täna õhtul suupistite valik. No valik on lai ja igale maitsele tõenäoliselt ikkagi midagi, aga minu meelest on see meeleolu, mis siin Estonias praegu valitseb, selline sõbralik, mõnus ja hea, kuigi laudkonnad on võib-olla kokku sattunud nii, et inimesed üksteist sinises saalis on selline tore sumin meie selja taga, mis tähendab seda, et kõik tunnevad ennast hästi ja tõepoolest minu meelest on inimestel hea meel meie riigi üle. Hoolimata sellest, et meil on probleeme olnud, aga president nüüd tõepoolest on valmis sisenema saali. Hoolimata sellest, et meil on probleeme olnud, aga president nüüd tõepoolest on valmis sisenema saali ja me kohtume kohe pärast seda, kui me oleme ära kuulanud presidendi kõne ja vaadanud ära ka kontserti. Kõidudes ja siin saalis. Mõte Eesti iseseisvusest on täna Eesti aastapäeval taas enesestmõistetav. See ei vaja ei selgitust ega tõlgendust, sest see on alustõde. Nii nagu vabadus pole enam pürgimus, ei ole sellele ka enam meie Eesti jaoks alternatiivi. Eesti mõtteline iseseisvus on põlistunud ja nii see peabki olema. Ise seda sageli teadvustamata vaatame täna tulevikku. Just sellel seistes, muretsemistes võrdleme ennast teistega, aga enam mitte endiste saatuse kaaslastega, vaid nendega,
kelle vahepealne ajalugu, vahepealsed võimalused on olnud hoopis teistsugused kui meil. Hoopis teistsugused kui meil. Ja just nii peabki olema. Sest kauem ikka otsime oma probleemide põhjust minevikus nagu mõni endine koloonia, kes jätkuvalt peab süüdlaseks 19. sajandi osa. Võrdleme ennast naabritega nii heas kui halvas. Need mured kippuvad mõnikord olema liiga suur. Võrdleme ennast naabritega nii heas kui halvas. Need mured kippuvad mõnikord olema liiga suurstagem. Me saame ennast mõõta ja võrrelda ja vaagida just seetõttu, et me seisame sirgelt kindlal pinnal. Nooremad me seas ei teagi, et vanasti ümbritses me rannapiire okastraat. Me oleme jõudnud 22 aastaga nii kaugele, et partneritega NATOs ja Euroopa Liidus üheskoos uuema ajaloo kordust me kartma ei pea. Eesti riik on saavutanud 22 uue iseseisvuse aastaga nii palju, et me ei võrdle enam tänast päeva okupatsiooni või laulva revolutsiooniga. Me võrdleme end demokraatia on iseenesest mõistetav. See on õige, koguni ainuvõimalik. Me oleme ja peamegi olema oma riigi suhtes nõudlikumad. Ent demokraatliku riigi puhul tähendab see, et me peame olema nõudlikumad ka iseenda suhtes. Demokraatlikus riigis ei ole valitsejad nemad, nagu pole kaugemal mingi Brüssel, kes meie enda sõlmitud kokkulepete vastaselt midagi meilt nõuaks. Demokraatlikus riigis on ikka või valitsejatele kaudselt või otseselt ka etteheide iseendale. Eesti on ühe inimpõlve vältel tundmatuseni muutunud. Muutunud on ka meie mured. Kui ajaloo taak on suuresti vankrilt pudenenud, seisame silmitsi küsimusega, kuidas edasi. Mu daamid ja härrad, oleme alles toibumas kogu maailma aastaid vaevanud majanduskriisist. Meid mõni aasta tagasi laasole. Juba kurdavad ettevõtjad, et palgad tõusevad liiga kiiresti, andes hoogu inflatsioonile. Kasvab. Ent kuidas ja miks üldse peaksid need makromajanduslikud näitajad rõõmustama päevane toimetulek? Neid, kelle palganumbris taastunud majanduskasv ei kajastu ning kes jälgivad murelikult hindade kasvu. Ma ei tea kiiret lahendust. Ka kriisi põhjas tõusmisele kulus meil mitu aastat. Majanduskasv loob eeldused selleks, et heaolu kasvab kogu riigis, ehkki mitte kohe ja mitte kõigile korraga. Eesti majanduskasv ei saagi rõõmustada neid, kellele vaesuse vältimiseks loodud toimetuleku toetusest ei piisa. Ehk võiks me sotsiaalpoliitika mudel ja reeglid olla vähemalt ajutiselt paindlikumad, et me osa inimesi aidata. Me peame leppima, et majanduse languse koos leevendavaid meetmeid. Seda saab teha, nagu ma ütlesin, kui me majandus kasvab. Ilma kasvuta, nagu me seda näeme nii mitmeski riigis, ei parane olukord kindlasti mitte. Ma tahan tänada ja tunnustada just Eesti vanemat põlvkonda, kes elas üle iseseisvuse kaotuse, õudused ja sageli kaotas iseseisvuse taastamisega kõik, mida vahepeal oli suudetud koguda. Sellele vaatamata olete säilitanud Eesti suhtes optimismi. Täht teile.
Head kaasmaalased, kui viimase 5 aasta vältel oleme maailma majanduse heitlikus keerises olnud suuresti välismõjude valla, siis ei kehti sama me enda suhetes inimeste vahel, suhtes riigiga. Kui riik suhtub kodanikesse samasuguse hoole ja armastusega, kui valdav osa meist suhtub oma riiki, oleks meil palju rohkem ausat, aga mitte võlts isamaalisust. Me ei tohiks luua endale illusiooni, et kõik saab korda, kui vahetada välja mõni minister või terve valitsus. Et saame paremad otsused, kui parlamendi asemel hakataks otsuseid langetama interneti teel või rahvahääletusel. Ma ei pea praegust valitsust asendamatuks ega meie poliitiliste otsuste tegemise kombestikku parimaks. Mõlemad muutuvad niikuinii, kui vaid kodanikud seda soovivad. See on demokraatia päris osa. See on olnud ka kodanike viimase aasta selge sõnum poliitika. Voorusi ongi võimu seaduspärane ja veretu vahetus, kus riik jääb püsima, kus otsustajad vahetavad üksteist välja. Demokraatia õpetab, et kui ollakse rahva nurina suhtes tuim või tumm, siis tuleb peagi juba järgmistel valimistel võimule keegi teine. Kuigi demokraatlikus ühiskonnas levib tunne, et võim ei taha kuulata, siis hakatakse oma hääle kõlama panekuks otsima teisi vahendeid. Selleks loodi läinud aasta lõpul ka rahvakogu, mille tegemisi täna vabale tahtele rajanev algatus on juba osutunud kohaks, kus kodanikud said teha ettepanekuid, milles peagi võivad saada seadused. Rahvakogu, rõhutan, loodi kodanike, sealhulgas muutuste vältimatuses veendunud poliitikute endi poolt kodanike jaoks, Eesti demokraatia tervise endi poolt kodanike jaoks, Eesti demokraatia tervise ja tuleviku huvides. Möödunud vaadates on esitatud ka küsimus, kas harjumuspärane parlamentaarne otsuste tegemise viis on end ammendanud. Kogemused mujalt ja läbi ajaloo paraku näitavad, et igal rahvahääletusel ei võida ja inimlikumad väärtused, nagu selle pooldajad loodavad. Rahvahääletus võib toetada surmanuhtluse taastamist, vähemuste õigusetust, hariduskulude kärpimist. Tuletage meelde, kuidas 10 aastat tagasi Prantsusmaal osa inimeste eelarvamuslik suhtumine idaeurooplastesse, keda sümbolis referendumi tulemuse. Sestap ongi esindusdemokraatia olnud edukas. Valitud saadikud peavad võtma vastutuse, peavad julgema hääletada riigi ja rahva huvides ning eirata kohati ülesköetud populismi. Küll aga peame tõsiselt mõtlema sellele, kuidas langetada edaspidi otsuseid nii, et kõigi huviliste arvamused ja mured oleksid mitte ainult ära kuulatud, vaid ka arvesse võetud. See tähendab ka, et otsuseid põhjendatakse, et võim ei vaata valijale ülevalt alla, et võimu esindajad ei lasku tigedusse ja labasusse. Mu daamid ja härrad, mina ise arvan, et Eestil läheb päris hästi. Ma olen oma riigi üle siiralt uhke. Kui ma välisvisiitide ajal kuulen kiitvaid sõnu Eesti rahvast, iga Eesti ema ja isa, iga vana ja noort, iga töötajat ja tööandjat. Ma tänan igaüht, kelle hool, oskused ja pühendumus on toonud Eestile ilmselt kõigi aegade kõige tugevama, kõige parema rahvusvahelise maine. Maine, mis pole kujundatud, vaid on kujunenud meie tegude ja oskuste, eestlaste peale hakkamise leidlikkuse ja avatud mõtete põhjal.
Me ehk ei teagi, et maailma menukaim elus olev klassikalise muusika helilooja on Rakverest pärit Arvo Pärt. Et enim klassikalise muusika plaadistusi maailmas on dirigeerinud eestlane Neeme Järvi. Tiigrihüppe, Skype, digiretsept, e-politsei ja e-maksuamet, nagu ka Eestis välja mõeldud XD andmevahetuskiht on võetud uurimiseks ja matkimiseks mitmes Euroopa riigis. Mida võinuks siin pikalt jätkata, kinnitavad, et me suudame teha siin Eestis suuri asju ka edasi. Kui suurim asi, meie oma riik, on juba ära tehtud. Head inimesed, ma tean, et mõnus on mõnitada, et Eesti edu tunnistamist on praegustada. Et peaksime oma saavutusi justkui häbenema ja neist pooli sui rääkima, unustamata rõhutada asju, mis veel halvasti või tegemata. Aga üks ei välista teist. Head sõbrad, olgem pasti või tegemata. Aga üks ei välista teist. Head sõbrad, olgem põhjusega uhked oma riigi ja ühiste saavutuste üle, ent vaadakem ausalt otsa ka tegemata jätmistele. Just täna, mil Eesti riigi suure juubelini on jäänud täpselt 5 aastat. Ja miks mitte seesuguse pilguga, mis nõuab nende asjade korda tegemist Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Ja Eesti rahvas, vaadakem kaugemale lähenevate valimiste horisondist. Parimal juhul lühiajaline, kui ka probleeme, mille osas lahenduste leidmine ja otsustamine on meie kõikide huvides. Hea kuulaja, järgmise 5, maksimaalselt 7 aasta jooksul muutume olukord oluliselt. Kuigi me ei saa ennustada kõiki, mis võib nende aastate jooksul juhtuda, teame mõndagi juba nüüd. Teame, et vähese sündimuse ja eluea pikenemise tõttu peab juba 2018. aastal 3 inimese tööst piisama 5 inimese ülalpidamiseks. Nende töötajate õlule jääb siis kogu 5 inimese ülalpidamiseks. Nende töötajate õlule jääb siis kogu me toetuste süsteem, pensionid, lastetoetused, politsei ja päästetöö, haigekassa ja töötukindlustus. Mõelgem ka sellele, et kui aga just seda me ju soovime, siis tähendab see üha kasvavat panust ja vastutust. Majandusarengu jätkudes kasvab, tähendab see, et järgmisel 2020. aastal algaval finantsperioodil ei pruugi me enam saada kaugeltki nii kopsakat toetust, kui 2 nädalat tagasi kauples meile välja valitsus. Võib isegi juhtuda, et me ise oleme netomaksjad, nii uskumatu, kui see praegu ka ei tundu. Ent see on täiesti võimalik, sest oleme juba nii lähedal Euroopa Liidu piirile, kus saavutades 75% Euroopa Liidu keskmisest sisemajanduse kogutoodangust ei saa riik enam olla Euroopa raha netosaaja. Mida sellest järeldada? Lühidalt, Eesti peab ise teistmoodi hakkama saama. Eeskätt peame oma riigile leidma või siis koguni leiutama seesuguse mudeli, sellise riigi pidamise viisi, mis neile muutustele mitte ainult paremini vastu peab, vaid mis tagab ka kõigi siin elavate inimeste elujärje kestliku paranemise. Me peame seitsma, et me saame ise hakkama. Me peame kasutama Euroopa Liidu järelaitamisfondide raha tõhusamalt, eelkõige selleks, et luua midagi kestlikku, midagi sellist, mis hiljem omal jõul edasi elab ja areneb. Siit ka minu üleskutse. Teeme meie 100. aastapäevaks Eesti korda. Prantslased ehitasid oma vabariigi 100. juubeliks Eiffeli tornipäevaks Eesti korda. Prantslased ehitasid oma vabariigi 100. juubeliks Eiffeli torni. Teeme meie oma 100. juubeliks metafoorilise torni, mis särab ja paistab kaugele ja ka oma tooniga sõbraliku, kaalutletud ja toimivaga.
Mu daamid ja härrad, finantsvõimaluste akna sulgumine seab meile kindlad sihid. Sihid, mille saavutamine pole võimatu, ent mis vajavad konsensust ja planeerimist pikemas ajaraamis kui pelk valimistsükkel. Võimatu, ent mis vajavad konsensust ja planeerimist pikemas ajaraamis kui pelk valimistsükkel. See viimane ei peaks meile iseenesest üle jõu käima. Järgmise üldlaulupeo planeerimine ja ettevalmistamine hakkab pihta kohe, kui laulupeo tuli lauluväljakul kustub. 50 000 eestlane osaleb ettevalmistustes, nad harjutavad iga nädal oma vabast ajast. Kuidas saavad siis muud asjad, näiteks Eesti kordategemine, meile üle jõu käia? Selle sihine jõudmiseks me vajame nii arutelu kui ka selle tulemusel sündivaid kaalutud otsuseid. Me vajame ellu rakendatavaid tegevuskavu, mitte vormitäiteks koostatavaid ja kohe ära unustavaid, leidlikke ja võib-olla ka ebastandardseid, ent kindlasti mitte loosungeid. Need ideed ja tegevuskavad peavad lähtuma Eesti vajadustest, mitte aga vaidlustest, mil viisil, keda ja kui palju. Jõuame siis, kui teame vastust küsimusele, mida teha, et riik mõistlikult töötaks. Me vajame arutelu, mida kiiresti kahaneva koolilaste arvu puhul teha oma haridussüsteemiga, raskeid otsuseid pelgamata, aga nii, et kvaliteet säiliks. Me peame ilma paatose ja populismita jõudma kokkuleppele, kuidas korraldada elu maal, et ettevõtlus seal toitseda oma perede ja heaolu arvelt. Elada Eesti mis tahes kohas ei tohi olla kangelast. Seda oma perede ja heaolu arvelt. Elada Eesti mis tahes kohas ei tohi olla kangelast. Mida, kui üldse saame teha, et ei kahaneks meie ühendused nii sisemaal kui välismaailmaga. Selmet vaielda, kas pidada ülal erinevates ülikoolides samu õppekavasid, vajame arutelu ja see järdada, et kõrgharidusega inimestel oleks just Eestis tööd palgaga, mis võimaldaks siin ka ära elada. Nõudlike kodanikena, oma riigi peremeestena võiksime koostada loendi probleemides, mis ootavad järgmise 5 aasta jooksul vähemalt mingisugustki lahendust. Me vajame arutelu, mille käigus loeme kokku kõik oma soovid, kalkuleerime nende hinna ja siis laseme valijail otsustada, kas nad on nõus kõige eest ka maksma. Muul moel me lahendusteni ei jõua, vaid jäämegi unistuste ja hirmude lõksu. Head kuulajad, me jõuame Eesti suurte eesmärkideni siis, kui me ühiselt nõu peame. Kas juba loodud Rahvakogu foorumil või mõnes teises kohas. Arutlegem nende, nagu Artur Alliksaar vaid unistada sai. Aga nüüd, et meil on vabadus käes, Alliksaare sõnul, vabadus on otsimine, vabadus on eksimine, vabadus on kaotamine, jälle leidmine ja lakkamatu küllastumatus. Aga siit kasvab välja lakkamatu küllastumatus. Aga siit kasvab välja ka üks teine nõue. Me ise ja riigivõim, see tähendab nii valitsus kui ka valitsusse mitte kuuluvad erakonnad Riigikogus, peab valmis langetama ka suuri otsuseid. Selleks me teid ju olemegi valinud. Pole vaja tegeleda väikeste populaarsust noolivate, ent lõppkokkuvõttes asendustegevust meenutavate seadustega. Kodualuse maailmamise seadus pole seesugused asjad, mis viiksid meid tähtsatele otsustele lähemale. Me ei vaja sellist obstruktsionismi, mis viib alla kogu parlamendi maine ning jätab kõigest pigem mängurluse kui tõsiselt võetava mulje. Mu daamid ja härrad, oma riigi eest tuleb maksta ka rahaga, kokkuhoidmise tahtega.
Kui me seda teha ei taha või ei jaksa, siis olgem valmis riigilt vähem nõudma. Seegi on meie kui selle riigi kodanike, selle riigi omanike vaba valik. Meie vaba valik. Me ei pea kinkima oma riigile 100. sünnipäevaks Eiffeli torni. Kinkigem siis lahendusi ja otsuseid neis valdkondades, millest mõni hetk tagasi rääkisin. Ma loodan, et järgmise poolteise aasta vältel suudame neil teemadel nii palju mõtlenda aasta parlamendivalimiste eel esitada kandidaatidele küsimusi ja nõuda lahendusi. Usun, et poliitikud on adunud, et erinevalt 5 aasta tagusest ajast on valijad täna oluliselt nõudlikud, et erinevalt 5 aasta tagusest ajast on valijad täna oluliselt nõudlikumad. Loodan näha ja usun, et näeme uut kvaliteeti, mis sünnib meie inimeste oluliselt suurenenud teadlikkusest kõiges, mis vabakond, termin, mida 5 aasta ees polnud olemaski, on kõikvõimalikes vormides oma olemasolekust märku andnud. Mõned selle ilmingud on rabedamad, teised aga siirast murest kantud. Eirata seda peaaegu märkamatut tõusu ei ole Eesti riigi valitsemisel. Kodanikuna on iga üks meist oma riigi omanik ja omanik vastutab, omanik hoolib. Nii nagu kasvasime Noor-Eesti aegadest euroopalikuks riigiks, nii kasvame ka avatumaks ja kaasaegsemaks rahvaks, kes toime tuleb kõigi sellega, mis meil ees seisab. Aga vaid siis, kui me ise oleme selleks valmis. Head sõbrad, kõik, mis on hea ja armas, ei pea olema uhke ja kaugele näha. Eesti on nagu metsmaasikas. Ta on ürgne ja väike, teda on raske leida ja need, kes seda ei oska, ei märkagi teda ega oska teda ka hinnata. Aga kui ta on kord käes, kui ta on kord olemas ja oma, siis on ta üks parimaid asju üldse. Meie kodu, meie Eesti ongi metsmaasiku välu. Ja milline on meie kodu, meie homne Eesti, on eelkõige me endi teha. Head iseseisvuspäeva, elagu Eesti!
Thank you.